See siin mu selja taga on ostukeskus ja ilmselt käivad eestimaalased ostukeskustes kordades rohkem kui metsas. Aga see siin mu ümber on mets ja kuigi ka metsas on võimalik erinevaid ande enda korvi panna, siis ei tasu siia siiski tulla nagu ostukeskusesse ning oleks hea, kui see ei läheks metsa üksi, vaid mitmekesi. Tihtipeale võimegi kuulda inimestest, kes on kahjuks metsa ära eksinud ja olen ka ise osalenud erinevatel inimeste otsimise operatsioonidel ning täna tahangi rääkida sinuga sellest, kuidas metsa eksides sa jääksid terveks ja ellu ning sind oleks võimalik turvaliselt üles leida ja koju tagasi tuua. Ostukeskustes käimiste mugavust ei tasu üle kanda metsas käimisele. See tähendab seda, et metsa minnes riietu vastavalt, pane jalga saapad, pikad püksid, pikavarrukatega pluus ning kindlasti jope. Ja metsa ei tasu minna ka paljakäsi ning sellega seoses olen ma poes, kus on neid asju palju rohkem, mida ma tahan, kui neid, mida ma ei taha ja selle poe nimi on Reorg. Reorg poejuhataja Gert. Minu jaoks, minu hobide tõttu on see pood äärmiselt huvitav, aga kelle jaoks see pood loodud on? See pood on loodud neile, kes tahavad käia väljas looduses, tunda ennast seal mugavalt ja hakkama saada. See võib olla siis kaitseliitlane, kaitseväelane, jahimees, niisama matkaja või kalamees. Et meil on varustus siin, mis sobib selleks, et minna loodusesse, tunda ennast hästi ja hakkama saada kõikvõimalike olukordadega. Sellepärast ma siin olengi, et ma tahan minna metsast ja tulin siia lootusega, et sa pakid mulle kaasa siis vajaliku varustuse, et ma saan täna hakkama saaks. Ja, kindlasti. Me paneme sulle selle komplekti kokku. Sul on vaja sinna komplekti saada selliseid asju, mis aitavad sul hakkama saada ka siis, kui sa peaksid juhuslikult ära eksima. Et sa saaksid vastu pidada seni, kuni sind üles leitakse ja tundma ennast piisavalt hästi. Kindlasti peaks seal olema kõigepealt selline kott, seljakott, kuhu sisse need asjad ära mahutada. Mitte liiga suur, aga piisavalt, et asjad ära mahuks. Üks selline hea kott on mul olemas siin kõrval, mis sobib väga hästi ka väiksema kasvuga inimesele ja siia sisse mahuvad kindlasti ära kõik need hädavajalikud asjad, millest ma mõtlen. Super, aitäh! Nii, nüüd me oleme jõudnud metsa ja kohe Gert seletab meile, mis on meil pakitud siia kotikesse, et ma metsas ellu jääks siis. No vaatame. No, nii. Mis sa sealt leiad? Siit me leiame Heat Shield teki. Just. Tegemist on siis sellise asjaga, mida kutsutakse tihti termotekiks. Et põhimõtteliselt on ta selline polüetüleen riie, mis on hästi peegeldav, metallne. Ta on erksa värviga, kaugele nähtav ja peegeldab kandja keha soojust tagasi ja ei lase sellel ära kaduda ümbritsevasse keskkonda. Just ma vaatan, seda saab mitu korda ka kasutada. Et ja, see on korduv kasutatav, saab kenasti uuesti ära pakkida sellesse samasse pakendisse ja toimib väga hästi. Ta on veekindel, ta on tuulekindel, nii et teda saab kasutada ka vihmakeebina ja muud moodi enda kaitseks. Temast võib teha väikese varjualuse, võib ennast muud moodi katta, nagu magamiskotina kasutada. Et igal juhul peaks siis see aitama inimesel vältida elementide eest kahjustumist. Eesti kliimas ülimalt vajalik asi. Kui tavaliselt me mõtleme, et tekk peab olema paks selleks, et oleks soe, siis tegelikult ei ole see üldse nii. See on selline spetsiifiline soojatekk. See tähendab seda, et see peegeldab tagasi sinu enda keha soojust. Ehk see tuleb endale ümber panna siis, kui sa veel täiesti jahtunud ei ole, sellepärast, et kui see enam keha soojust ei ole, siis tal ei ole seda soojust, mida sulle tagasi peegeldada. Ehk see tuleb õigel ajal endale ümber tõmmata, kui sa saad aru, et asi võib natukene jamaks juba minna sinu jaoks. Lisaks sellele on ta ka väga head erksat värvi, ehk sellega on sind väga hea lihtne metsas märgata, kui peaks juhtuma, et sa eksid ära. Väga kasulik igatepidi. Lähme edasi. Siin on meil pealamp. Just. Ma saan aru, et see on ilmselt kasulikum kui taskulamp. Pealamp annab eelise selles osas, et tal jätab käed vabaks. Et siis on sul võimalik ringi liikuda, otsida oma teed metsast välja, samal ajal lükata seest ära puuoksi või ükskõik mida. Et käed on vabad, on hea ja lihtne mugav kasutada. Erinevate režiimidega
tavaliselt on sellistel lampidel tänapäeval olemas ka vilkuv režiim, millega siis saab endast märku anda otsijatele. Nii, järgmisena äärmiselt oluline on meil nuga. Jah, et üks korralik terav nuga vaatlik peab alati kaasas olema, et teha sellega siis ükskõik mida, kas lõigata endale mingisugune vajalik asi kuskilt või teha ka lausa teisi tööriistu. Tähtis ei olegi, et ta oleks sedavõrd suur, kuivõrd, et ta peab olema hästi teritatud, mugav kasutada, kindel. See on hästi mõnus, kerge. See võib olla nii kotis kui kuskil tasku või riiete küljes. Just. Tada! Ja kui sul nuga on näiteks kaasas, aga sa vilet teha sellega ei oska, siis sa võid kaasa võtta sellise juba valmis tehtud vile metallist. Alumiiniumist. Väga kerge, kompaktne, võib panna võtmehoidjaks, võib panna kuskile varustuse külge. Alumiiniumist tehtud ta ei külmu ega midagi muud, aga ei juhtu ka, tal ei ole sees kuulikest, mis võiks kuskile nii-öelda kinni külmuda ja teeb päris kõva häält, eks sa saad seda ise proovida hiljem. Ja hea oleks, kui ta oleks sellist erksat värvi. Kõik asjad, mis kaasa võtad, võiks olla erksat värvi, kui ta sul kogemata käest maha kukub, siis vähemalt leiad ülesse. Väga mõnus. See võtmete külge kohe ka panna igale poole. Järgmiseks metsas väga olulised tuletegemisvahendid, aga tuld väga ettevaatlikult siis teha, eks ole? Nii. Jah, üks on siis tormikindlad, tuulekindlad tikud, samamoodi on nad ka veekindlad ja põlevad väga tugeva ja intensiivse leegiga, pakitud sellisesse veekindlasse ümbrisesse, seal on ka natuke vatti sees, millega saab tuld alustada. Ja teine on siis selline leegiheitja moodi tulemasin, mis ka tuult ei karda, vaid tekitab sellise keevitava leegi sinna. Ka kaks väikest kerget, aga väga olulist asja. Saab siia ilusti kaasa pakkida. Mis siin põnevat veel on? No see on nüüd veepuhastustabletid, et inimesel on äärmiselt oluline tarbida vedelikke, et vastu pidada. Ja kui sul on kaasa võetud vesi otsa lõppenud, siis tuleb hakata seda hankima kuskilt looduslikest allikatest. Kui just päris puhast allikavett ei ole, siis oleks alati mõistlik ära puhastada see vesi veepuhastustablettidega. Just, et see tapab kõik bakterid ja viirused, ma vaatan, ja sellest ma saan aru, et piisab lausa 30 liitriks. Täpselt nii. Veeks. Väga lahe. Nii, koti järgmine sahtel. Vaatame, mida see meil sisaldab siis. See on maitsev sahtel. See on mu lemmik sahtel. Vaatame kohe, mis see sisaldab. Esiteks on meil siin kuivatatud õunad. Õunad. Külmkuivatatud õunad. See teeb nad hästi kergeks. Ühest küljest on muidugi see, et seal ei ole üldse vedelikku, aga seda siis tuleb juurde tarbida puhtalt toite väärtuse tagamiseks. See on tõesti ülikerge. Väga hea kaasa võtta. Selle kotti ei tee raskeks. Järgmisena. Pähklid, maapähklid annavad ka hea energia. Lihtne tarvitada. Ei pea jääma kuskile paigale või prahulikult edasi kõndida, saab kõndimise pealt süüa neid. Ka mõnusalt väikselt pakitud, mugavalt. Nii, mis siin on veel? Need on vahvlid. Lisaks sellele, et nad on väga maitsvad, on nad oma pakendilt hästi õhukesed, samamoodi kerged. Need on võimalik väikse kotiga võtta kaasa päris palju. Ühes vahvlis on 150 kalorit, mis annab ka päris hea sellise toitumise. Energialaks. Just. Ja viimaseks on... proteiini batoonikesed täpselt sama põhimõtte jaoks ka lihtne tarvitada ja aitavad tagada siis eksinule selle energiakoguse, mis aitab tal vastu pidada seni, kuni ta ükskord üles leitakse. Vaatan, et on erinevate maitsetega neid. Just. Igal ühele midagi. Selged pildid. Lähme viimase sahtli juurde. Nii. Väga olulised asjad. Just, esmabikomplekt. Et igal juhul võib juhtuda seda, et natuke vigastad ennast, kriimustad
mingisugune esmaabikomplekt peab igal juhul olema olemas, kus on plaastrid ja muud sarnast. Seda võib loomulikult ise täiendada ja peabki täiendama oma retseptiravimitega, mis peavad kindlasti kaasas olema, valuvaigisteid ja nii edasi. Et selliseid pakke, mida saab osta valmis kujul, nad reeglina ei sisalda ravimeid. Nii, ja viimane on meil vesi, täpsemalt siis veepudel tegelikult, mida me tahame näidata. Mis selles veepudelis erilist on? Ta on pehme, et kui sa jood teda tühjemaks, siis sa saad sealt õhku välja vajutada ja läheb järjest väiksemaks ja võtab vähem ruumi. Ja selle arvelt saab siis võib-olla midagi muud panna kotti jälle, kui kuskilt leiab kasulikku. Just, see on selline mõnus, kerge, kompaktne. Nii, ja tegelikult on siin kotis veel ruumi, et saab panna ka väikse jopekese siia, lisajope, aga see ei ole veel kõik, nagu öeldakse. Teleturus. Just. Need on soojapakid. Nad aitavad hoida inimese keha soojust. Aktiveeruvad nad siis, kui avatakse välimine pakend ja kestavad kuni 12 tundi. Meie kliimas äärmiselt praktilised asjad. Ma olen ise ka kasutanud neid meie sügaval talvisel ajal. Ja, need on erinevas suuruses, et katta ära erinevaid kehaosi selja jaoks, mis aitab hoida siis sellise neerut soojana, päkkade jaoks, taldade jaoks, käte jaoks ja päris tugeva soojus annavad kuni 50 kraadi. Ja. Sellepärast ei tohi neid muidugi palja keha peale panna, vaid peab panema riide peale. Just, täpselt. Võtavad vähe ruumi ja on neid hea kaasas pakkida. Ja, väga hea. Nii, seljakoti sisu on meil nüüd teada. Seljakoti sisu ei pea sellega piirduma, aga see on selline hädavajalik varustus, mis võiks kaasas olla. Ja mina olengi nüüd valmis metsa minema. Metsa läksid sa ja metsa läksin ma. Metsa läksid 2 karu jahimeest ka. Hei, hai, hai, rallalla. Metsa läksid 2 karu jahimeest ka. Snäki aeg. Valin endale praegu karamelli kohvi maitselised vahvlid. Saame kohe teada need energiat andvad vahvlikesed, kuidas maitsevad ka. Lõhn on juba hea selles suhtes. Nagu päris. Õunad. Külm kuivatatud õunad. Mõnus nagu krõpsud. Ongi nagu päris õun, aga selline krõpsu vormis, ülihead. Ja see juurde ma veel tuletan meelde, et tänapäeval on võimalik mõne tunniga väga kaugele sõita. Ehk kui te plaanite metsa minna, siis teavitage kindlasti oma lähedasi, kauaks ja kuhu te plaanite minna. Andke neile enda võimalikult täpne asukoht ja kindlasti veenduge, et telefoni aku on enne metsa minekut täis laetud ja võimalusel võtke kaasa ka akupank, kui teil on. Et tänapäeva nutitelefone on hea positsioneerida, kui teiega midagi peaks juhtuma. Selle jaoks ongi väga oluline, et aku oleks täis, et saaks positsioneerida ja teid üles leida. Ja kui te oma lähedastele ka teatate, kus te olema peaks ja kui nemad teie asukohta teavad, siis vajadusel saavad ka nemad abi kutsuda ja anda edasi siis politseile info, kus te asuda võiksite. Mina tulin õnnelikult metsast välja ja soovin, et samamoodi tuleksite välja ka teie ja kõik teie lähedased ja tuttavad. Seega jaga seda videot kõikide oma sõprade, tuttavate ja perega ning ilusat ja turvalist looduse nautimist.